ja kui Kultuurikeskus ei ole näinud ette veel ühte lugu, siis me võime minna edasi ja tunnustada selle aasta kultuuripreemia laureaate. Ma võtsin ka väikesed väljavõtted nende inimeste esitlistest, mis komisjonile laekusid ja loeksin need ette. Nemad on loonud MTÜ Hiirekese mängutuba, mis on nüüdseks tegutsenud Keilas juba 5 aastat. Selle aja jooksul on nende ruumides saanud mängimisvõimaluse väga paljud beebid ja väikelapsed. Nad korraldavad erinevatel teemadel lapsevanemaid harivaid koolitusi ja loenguid. Populaarne on nutikate emade klubi, kus õpitakse uusi käsitööoskusi. Hiirekese mängutoas toimub alati midagi. Võimlemistunnid, muinasjututunnid, loovusring ning uuest hooajast toimuvad seal isegi meisterdamisõhtud vanavanematele. Nad on avanud hea võimaluse, kus lapsevanem koos oma lapsega saab turvalises ja loovas keskkonnas kohtuda teiste eakaaslastega. Samuti saavad noored pered vaheldust igapäevarutiinist ning võimaluse arutleda rõõmude ja murede üle, mis kaasnevad laste kasvatamisel. Nende 2 naise tunnustamisel väärtustame Keila linna peresid, peresuhteid, pisikest inimelu. Mul on au paluda siia vastu võtma Keila linna kultuuripreemia laste, noorte ja peresõbraliku linna maine kujundamise eest Anneli Pärlin ja Liisi Vigisalu. Meil on väga hea meel, me oleme väga rõõmsad selle tunnustuse üle ja tahakski tänada neid, kes meid on esitanud, mitmel korral juba selle taga olnud ja kultuuripreemia komisjoni, kes meid selle tunnustuse vääriliseks ka pidas. Aga see tunnustus ei ole ainult tunnustus meie tööle ja kui ma ütlen meie, siis ma räägin enda ja Liisi eest, sest tõesti viimasel 5 aastal me oleme üheskoos ja 2 Hiirekese mängutuba pidanud ja siis panustanud on parasjagu see rohkem, kes oma põhitöölt lapse või lastega kodus on olnud või kellel on aega rohkem olnud. Aga see ei ole ainult tunnustus meile 2, see on ka tunnustus meie peredele, meie abikaasadele, kes on alati kohal olnud, kui midagi on vaja parandada või kokku monteerida. Samuti on see tunnustus meie lastele ja nende kannatlikkusele, kui võib-olla ei ole saanud emade tähelepanu just nii palju, kui nad on tahtnud. Ja samuti on see tunnustus kõikidele nendele tublidele inimestele, kes Hiirekese mängutoas tegevusi läbi viivad. Neid on mitmeid, aga tahaks siinkohal öelda suur tänu Riinele, Evelinile ja Liisale. See on meie kõigi tunnustus. Aitäh teile! Mina omakorda tahaksin tänada ka selle tunnustuse eest. Ma tahaksin tänada veel Keila linnavalitsust väga meeldiva koostöö eest. Tahaks tänada neid asutusi, kes ei pidanud paljuks meid aidata, kui me alustasime 5 aastat tagasi. Tahaks tänada neid inimesi, kes aitasid meil üle elada rasked ajad. Ja tahaks tänada emasid, isasid ja nende väikseid armsaid põnne, kes on meiega olnud kõik need 5 aastat. Aitäh!
töötab Keila muusikakoolis alates 1993. aastast. Tegutseb Keila Miikali koguduse organistina ja koorijuhina juba 13 aastat. Tema musitseerimine on salvestatud mitmetele heliplaatidele. Ta on Lääne-Harju praostkonna muusikatöö sekretär ning olulise tunnustuse pälvis ta eelmisel aastal, kui talle omistati Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku aastamuusiku tiitel. Keila kultuurikeskuses on ta olnud aastaid asendamatu klaverisaatja erinevatele rahvatantsurühmadele. Ka praegu on ta tantsurühma Spekter klaverisaatja. Oma tagasihoidlikkuse, siiruse, abivalmiduse ja töökuse tõttu on ta pälvinud oma kolleegide, oma õpilaste ja oma sõprade tunnustuse ja lugupidamise. Olles samal ajal akordioni ja oreliõpetaja, kontsertmeister, organist, 3 lapse ema, võib öelda palju nõutud, isegi võib-olla võimatu. Ometi saab ta sellega mängleva kergusega hakkama. Mul on au paluda siia vastu võtma Keila linna kultuuripreemia professionaalse muusikaelu edendamise eest Keilas. Pille Metsa. Austatud linnapea, kultuurikomisjoni esimees, volikogu esimees, hea Miikali kogudus, sõbrad-tuttavad. Ma tänan teid südamest, kes te olete mind aidanud sel teel, et ma võin täna seista teie ees. See on suur vastutus. Ma olen muusikaga tegelenud suurem osa oma elust ja nüüd on mul suur rõõm vastu võtta selline auväärt tunnustus. Ja ma loodan, et inspireerin teisigi olema selline aktiivne linlane. Aitäh teile kõigile ja head vabariigi 95. aastapäeva. Ta on aastatepikkuse tegevusega andnud hindamatu panuse Keila kultuuri- ja haridusellu. Teda tuntakse kui võrratut emakeeleõpetajat ning üheaegselt nii südamlikku kui ranget klassivaatajat. Ta oskab oma teadmisi pedagoogikas ja psühholoogias rakendada igapäevaelus, mistõttu on temaga alati äärmiselt huvitav vestelda. Teda võib pidada oma kodulinna patrioodiks. Ta on Keila koolides õpetanud ligi 40 aastat, ka ajal, mil eesti keel oli põlu all ja tundide arvu kärbiti, oskas ta mitmed põlvkonnad õpetada mitte ainult lugema ja kirjutama, vaid ka teksti mõistma ja isegi lugema nii-öelda ridade vahelt. Ta oli koolis teatrikülastuste organiseerija ja piletite levitaja ja võib-olla see on üks põhjus, miks teatris käimine on Keila linnas nõnda populaarne. Lisaks õpetaja tööle on ta panustanud oma aega Keila sõpruslinnade seltsi ettevõtmistesse ja on aidanud trükiste toimetajana kaasa linna tutvustamisele välismaal. Anname üle elutööpreemia suurepärasele õpetajale, eesti keele ja kultuuri kandjale. Mul on au paluda siia Keila linna kultuuripreemia vastuvõtmiseks õpetaja Liivia Telgma.
Mul on piinlik võtta vastu seda suurt autasu. Sest kui ma vaatan oma kõrval olevaid laureaate, siis nemad on kõik noored. Nemad praegu tegutsevad. Minu tööaeg jääb aga kaugele, jääb sinna nõukaaega. Ma olen juba uunikum, aga midagi pole teha. Ma siiski natukene veel tegutsen. Kuigi võib-olla see noorem generatsioon ei tea, kes ma olen. Aga 10 aastat tagasi olin ma Keilas koolis, olin õhtukoolis. Ja see oli tore aeg. Aga nüüd on vist ajad nii kaugel, et tegutsen ainult veel sõpruslinnade seltsis ja võib-olla toon seal sutsuke kasu Keila linnale. Ja kui hakata meenutama kõike seda, mis on olnud, siis vist ei jääks siin aega enam millegi muu jaoks. Aga võib-olla nii palju, et ma olen Keila kultuuri- ja hariduselu keskel olnud 50 aastat. Sellel samal laval siin tantsisin rahvatantsu 1957. aastal. Peale selle mängisin siin näidendites ja sellest samast saalist saatsin ma oma teise lennu ellu. Sealhulgas oli ka meie Eeva. Kõik vist ei tea seda, aga võib-olla üksjagu rahvast mäletab, kuidas Keila kooli haaras teatripisik. Ja ma ei liialda, kui ütlen, et kooli vaheaegadel tõin teatripileteid 700 kuni 800. Estonia teatrisse tõin ühel talve vaheajal 1020 piletit. Ja siis öeldi mulle seal, et Keila kool on tere tuttav meie piletikontrolöridega. Võib-olla see aeg andis siiski Keila praegustele vanaemadele, vanaisadele midagi hinge. Vähemalt võib-olla natukene armastust teatri ja üldse kunsti vastu. Aga Keila koolis olid ka toredad teatripäevad. Keila koolis olid kohtumised näitlejatega. Ja ikkagi jälle ütlen, et küllap see midagi õpilastele andis. Andis kindlasti ka ekskursioonid, kui käisime Kalevipoja radadel. Võib-olla oskate meenutada mõned teist, kuidas käisime Vargamäe mail, kuidas olime Mahtra väljadel. Ja ehk ikkagi see andis teile midagi. Ma olen ka töötanud 30 aastat õhtukoolis või ka tegelikult esialgu Keila töölisnoortekoolis. Siis peale selle oli ta ka veel kaugõppekool. Ja see oli ka üks omapärane aeg, võib-olla ka omapärane elamus. Sest mul tuli korraga õpetada 60-aastast ja 16-aastast. Ja vahel oli isegi mõni 4- või 5-aastane seal. Sest isa-ema tulid mõlemad õhtukooli, aga last ei olnud kuhugi jätta. Ja siis ta võttis tema kaasa. Ja õpetajana pidi
pidin ma ka temale tööd andma. Minu armsad õpilased, minu kallid lapsed, ma tänan teid, et te võtsite ette sellise tõsise loo ja kirjutasite selle taotluse, et anda mulle minu elutöö eest preemia. Aitäh teile! Tänan Keila linnavalitsust, tänan volikogu ja kultuurikomisjoni ja muidugi kultuuripreemiate määramise žüriid, et nad minu laste ettepaneku kinnitasid. Aitäh teile kõigile, armsad lapsed! Sellised olid need inimesed ja need teod ja need mälestused. Me kohtume kultuuripreemiate kätteandmisel juba järgmisel aastal. Ma soovin teile kõigile seniks kauneid kultuurielamusi. Kallis rahvas, mul on ääretult hea meel, et meie hulgas saalis istub täna ka kõige esimene Keila kultuuripreemia laureaat. Ja mul on hea meel anda tänusõnad ja lilled üle Aksel Velgma.